Tere tulemast Valguse looja kanalile. Tänases kaardivideos küsime, mida toob aasta 2026 õhumärkide esindajatele. Kasutan siis põhiliselt tarokaarte, kuid võtan siia juurde ka inglite ning haldjate selliseid toetavaid soovitusi. Nii aga alustan siis klassikaliste tarodega ja kõigepealt siis tere tulemast kaksikutele. Vaatame, mida toob aasta 2026 kaksikutele. Nii, siia tuleb kõigepealt tulekuningas. Siia kõrvale tahab tulla kohe õhuelemendi rüütel. Et siin võivad olla siis erinevad persoonid. Kindlasti siis tulekuningas on küpse meesterahva energia. Keegi, kes on väga, kirglik, emotsionaalne. Ja siin kõrval on kohe siis rüütel, kes on selline justkui kiire tegutseja, ehk siis õhuelemendi rüütel võib tähistada siis sellist nagu rutakussi. Siin on siis ka päike. Päike on üks positiivsemaid kaarte taros üldse, mis ilmuda saab. Päike tähistab siin siis kindlasti seda rõõmu, harmooniat, heaolu, küllust ja ka tasakaalu. Et nii-öelda naeratus tuleb huulile. Võtame veel paar kaarti ja siis vaatame täpsemalt. Nii, huvitav, et sulle tuleb ka siin karikate 5. Võib-olla sul on olnud sellised emotsionaalselt raskemaid aegu, kurvastust. Nii, võtame veel ühe kaardi. Ja tahab tulla ka õnneratas. Ehk siis suure arkaani kaart. Saatuse ratas, õnneratas ütleb, et sinu õnn pöördub, saatus pöördub. Nii, aga räägime ilusti kenasti need kaardid sulle siin siis lahti. Et alustame siis selle kuningaga, emotsionaalselt küps meesterahvas, kes on siis kirglik, seiklusjanuline, kindlasti väga nägus, võib-olla ka sportlik, et tal on oluline ka selline nagu tegutsemine, ta on kindlasti väga selline motiveeritud, tal on väga palju sellist julgust, et tulekuningat iseloomustab siis kirglikkus. Järlõvi hambur tahab selle kaardiga siit läbi tulla, lihtsalt mainin ka selle tähemärgi ära. Siin kõrval on siis õhuelemendi rüütel, ehk siis sa ise oled ka õhuelement, on ja kaksikud kaalud veevala ja see meesterahvas näib olevat siin natukene selline nooremapoolsem. Siin ma näen sellist justkui kiiret tegutsemist. Samas on huvitav see, et ta justkui ikkagi kannab seda raudrüüd, et võib-olla ta on natukene selline valvas või võib-olla ka selline tegutsemine on talle küll siin justkui iseloomulik, aga ma tajun seda, et võib-olla ta ei ole väga avatud koostööks, et ta on küll väga sirgjooneline, väga konkreetne, aga natukene tekitab ka sellist ärevust või nagu segadust. Et selline nagu rüütel, kes siin justkui tuleb kiiresti ja tolmu lendab ja selline nagu lähenemine võib olla üsna ootamatul viisil. Kuna siin on kõrvuti nii päike kui karikate 5, siis siin võib olla seotud ikkagi midagi siis suhtedünaamikaga, mis on hästi palju tekitanud sellist nagu emotsioone, et kord on siin see kurvastus, see meelehärm. Ma näen siin tegelikult lausa seda, et sul võib olla olnud see tunne, et justkui kõik need karikad on ümber läinud, aga siin taamal pilvepiiril on 2 täidetud karikat veel olemas. Ja mida tulebki sulle päike ütlema, sul on võimalik luua positiivselt, sul on võimalik tulla välja mis iganes keerukast olukorrast, kus sa oled siis sattunud, kus sa oled siis kurvastanud, võib-olla su süda on ikkagi haiget saanud, aga sa tervendad ja sa liigud õnnelikumale rajale. Siin on lapsed, kes hoiavad käest kinni, siin ma tajun seda rõõmu, seda heaolu ja ka seda turvatunnet ikkagi selle päikese kaardiga. Õnneratas, saatuse ratas ütleb, et võib-olla siin on
vahepeal sul see tunne olnud, et see on kuidagi natukene ebaõiglane olnud, mis sinuga toimunud on, või seda on võib-olla natukene liiga palju sul kanda olnud, et nüüd aasta 2026 ütleb, et siin on tulemas õnnistused, siin on tulemas muutused, kui sa lähed selle vooluga kaasa, kui sa usaldad seda, et vana ring on täis saanud ja sa pead liikuma edasi ja usaldama elu ja sellist elukulgu. Õnneratas ilmub siis, kui jah, mingi tsükkel on läbi saanud ja sind justkui lükatakse uuele ringile, aga õnnelikumale rajale. Et elu kuidagi on siin teinud mingid laadi korrektiive sinu jaoks, et sa saaksid liikuda siis õnnelikumale rajale. Et saatus pöördub, õnn pöördub nii-öelda sinu kasuks. Vaatame edasi. Et kaksikutele siis siinkohal seda, et millised peaingrid on sind hetkel siis toetamas. Võtame siia juurde siis mõned peaingrid tarokaardid. Gabrieli kuninganna ehk siis tulekuninganna tuleb siin. Aarieli 3. Võtan ühe kaardi veel. Peaingel Gabriel on hästi selline julgustav. Et vaatame siia kaardi veel ja tuleb siit lausa Gabrieli äss. Gabrieli kuninganna esindab siin ka siis tuleelementi, kirglikkust, võluvust, samas ka sellist nutikust, sõltumatust, ka sirge seljaga seismist. See on selline hästi iseseisev energeetika ja tajun ka tõesti sellist küpse naise energiat. Praegu saad kõike teha, järgi oma soove, võime tõmmata ligi ka justkui abivalmis inimesi. Mida siis tulekuningannalt õppida? Kindlasti seda, et ta on julge, ta on pealehakkaja ja siin ma näen lausa sellist tõesti julgust istuda siin troonil, et väga selline suur eeskuju ka kuidagi, väga suured ambitsioonid ja palju siis just sellist jah, ka sellist sisemist tarkust, et kuidas luua läbi kire. Sul tuleb ka Aarieli 3, peaingel Aariel on hästi selline maineingel, kes on siis seotud töö, tervise, karjääriga. Tegele sellega, mida sa nagu südames armastad. Aeg suureks ka isiklikuks kasvuks just karjääri ja loominguliste ettevõtmiste kaudu. Et siin on oluline ka tööalane koostöö teistega, et ma usun, et sa justkui pürgid järjest kõrgemale oma tippude poole ja sinus on midagi sellist, mida justkui teised ka imetlevad või märkavad ja tunnustavad, et Aarieli 3 räägib ju justkui ikkagi paremast koostööst ja enda unistustele lähemale liikumisest, et mis on need sinu suured unistused, tipud, mille poole sa pürgid. Ässakaart tähistab alati uut algust ja kuna siin on tulnud hetkel siis tuleelemendi äss, siis sinu ellu tuleb kirglik uus algus. Väga palju sellist inspiratsiooni toob see sulle, toob ka sellise tõesti sinu sees ka sellise sädeme, sütikuse, soodne võimalus teha midagi väga hämmastavalt, oskus maailmaga imetleda ja selle kaardiga võiks öelda ka seda, et sinu loominguline külg või loominguline pool aktiveerub. Et tuleenergia on hästi võimas energeetika ja tuleäss tõotab seda, et sa lood väga kirglikult ja väga entusiastlikult ja sul on julgust uuesti teele minna. Et väga-väga ilus kaart sul siin siis tuleelemendi ässa näol. Nii, vaatame siit ka mõned väikese inglise sõnumid siis kaksikutele. Aeglane ja edukas edasiminek, tasane ja kannatlik ootamine on end ära tasunud. Et
et raskem aeg jääb selja taha. See on kaart, mis räägib, et sa justkui liigud edasi. Ja siin on siis kaart, mis ütleb, et sinus on ka väga palju peidetud sügavusi. Peidetud sügavusega šarmikas naine, haarukas ja helde, justkui ka vaimne õpetaja. Edasiliikumist on siin näha tegelikult ka sellisel viisil, et sa tõesti tahad selle vana nagu seljatada. Sa tahad sellest vanast kaldast justkui lahti ennast lükata või edasi minna ja liikuda uute kallaste poole. Samas oled sa justkui ka tõesti selline vaatleja. Sinus on väga palju ka sellist peidetud sügavust ja ka sellist sisemist tarkust. Sa oled kindlasti väga õiglane, väga teadlik, et nii ma tajun. Siin on ka tulnud tegelikult meil 2 kuningannat, et võib-olla siin on ka sellist nagu konkureerivat energiat. Võta see, mis õige tundub, et siin on justkui tulekuninganna ja nüüd siis tuli see õhuelemendi kuninganna, on ju. Et vaatame edasi siit siis ka soovitusi suhtedünaamika kohta. Nii, mida räägivad sulle romantika-inglid? Sul soovitatakse jääda optimistlikuks ja just seda siis oma armuelu suhtes, et sinu mõtted oleksid ikkagi positiivsed, et kontrolli oma mõtteid, sellega sa lood endale siis sellist uut reaalsust, positiivne mõtlemine ja selline usk toob sulle seda romantikat ja selliseid häid kogemusi siis. Et isegi kui sa oled siin kurvastanud ja ma näen siin justkui neid pisaraid, siis ma tajun seda, et ühel hetkel sa suudad ikkagi selle optimismi endas nagu luua ja kuidagi üles tõusta uuesti, ennast uuesti üles ehitada ja sinust tärkab uuesti ka see usk kogeda midagi väga erilist. Nii, vaatame siit hoidjate soovitusi. Manifesteeri seda õiget. Täiesti võimalik, et sa manifesteerid uuesti otsast peale, kui midagi on siin olnud sellist, kus sa oled välja liikunud, siis manifesteeri seda armastust nüüd hästi sellisel puhtal kujul, seljata hirmud ja siin on öeldud, et õige pea see armastus leiab tee sinuni. Et sa ei pea võib-olla väga kaua enam ootama, et lase see soov vabaks ja ava oma süda ja siin on ka tohutu selline spirituaalne kasv. Kui sa teed oma südamesse uuesti ruumi ja ütled selle afirmatsiooni, et aitäh universum, kas see või midagi veel paremat, et armastus on võimsaima, nagu väga võimas selline energia, kõrgeima vibratsiooniga energeetika, luba see nüüd oma ellu. Siin on see personaalne areng, justkui selline lausa transformatsioon toimunud ja seda on siis tulnud õpetama sulle see inimene, kes su eluteel oli või saadeti, et selline tohutu spirituaalne kasv ja võtta seda väga nagu vastu ikkagi tänulikkusega. Et nüüd mõistad sa paremini armastuse tõelist olemust, nüüd mõistad sa paremini enda soove, nüüd sa saad aru, miks see kõik pidi juhtuma ja ühel hetkel võib-olla sa mõtled, et mille pärast sa üldse muretsesid või muretsed, et alati saab nüüd minna paremaks, kui sa oled teinud läbi selle muutuse ja sul on julgus astuda see järgmine samm optimistlikult ja ka teadlikult, et nii ehk naa tuleb siin su ellu kirglik uus algus ja
kui sa näiteks oled hetkel vallaline, siis siin on siis see tulekuningas, õhuelemendi rüütel. Meesterahvaste puhul oli siin siis tuule kuninganna ja õhuelemendi kuninganna, ehk siis, et tegelikult siin nagu valikuid on, et ja justkui ka sellist nagu märkamist, et kui sa oled praegult suhtes, siis siin võib olla natukene selline keerulisem suhtedünaamika. Siin on võimalik, et seotud eelnevad partnerid või midagi sellist, et kuidagi luua harmooniat, luua heaolu just läbi selle, et sina väärid suuremat sorti pühendumist ja head koostööd. Et ava oma süda sellisele inimesele, kes on sinu sagedusel või sinu jaoks kuidagi saadaval. Nii, vaatame edasi. Vaatame siit siis valguselooja soovitused kaksikutele. Mine loodusesse, vajad vaikust ja rahu kogemaks meeleseisundit, mis hoiab sinu südant. Sinu hingehaam saab tervendust, luba tunda kõiki emotsioone, sest imed on naasemas kohe, kui sina oled tervenenud. Ja ma näen ka seda, et justkui peahinger Rafael hoiab su südant ja siin on lausa südame ümber selline justkui kaitsemull. Peahinger Rafael on sinuga, armastus kannab sind, kui hoolid ja tervendad end ja ka teisi oma teekonnal. Kiirga siinkohal välja siis lahkust ja armastust. Ja siia tuleb ikkagi ka duaalsuse partnerlusega seotud kaart. Siin on väga ilus paar siis. Sa soovid olla hoitud, armastatud, väärtustatud igas hetkes. Sa tõmbad oma ellu häid kogemusi ja kergusega. Sa väärid armastust ja hoolimist. Ja sa võid panna selle afirmatsiooni tõesti mina vormi, et ma soovin olla hoitud või isegi, et ma olen hoitud, mitte sa lihtsalt ei soovi. Ma olen hoitud ja armastatud igas hetkes. Ma tõmban oma ellu häid kogemusi ja teen seda kergusega. Et siin on selline läbiv teema just, et sa tead enda väärtust, sa tead enda terviklikku olemust ja mis on justkui sinu õigused ja sa oskad ka neid piire luua. Et väga tore tegelikult, et tuli selline ilus kaart sulle siin ja võtame siis ühe haldjasõnumi ka siia. Üksindus. Mõtle üksi olemisest ka kõige täiuslikumas harmoonias olemises siis, jah. Suurimad aarded on need, mis ootavad sind vaiksetel rahulikel aegadel. Võtaksin selle ladumise siin nüüd kaksikutele kokku nõndaviisi, et võib-olla sa mingi hetk oled tundnud ka seda tõesti seda üksindust või üksi olemise tunnet, aga nüüd on aeg ikkagi justkui see selg ka sirutada. Kui sul on aega olnud piisavalt, siis terveneda, oma südamesse ruumi uuesti teha, siis elu tahab pakkuda sulle midagi uut ja ilusat. Siin tahab tulla uus algus, tuleelemendi ässa näol. Sul tuli välja õnneratas, sul tuli välja päike, väga positiivsed sõnumid, suure arkaani kaardid, mis ütlevad, et sind lükatakse palju päikselisemasse kohta, kus sa tunnedki seda ka hingesoojust, armastust ja tegelikult sa ei jää üksinda. See aeg, kui sa oled üksinda või sul on see tunne, et sa oled justkui üksildane, saadki sa justkui enda sees suuremat sorti selgust. Ja vahest ongi hea tegelikult luua midagi positiivset just läbi selle, et sa saavutad selle sisemise rahu ja sa oskad justkui nautida ka seda iseenda seltskonda ja enda kvaliteetset aega. Võib-olla sa oled kogu aeg panustanud teistele või teiste jaoks ja oled ennast kuidagi tõesti jätnud siin tahaplaanile, et nüüd, kui sul on see võimalus luua,
siis teegi midagi sellist, mis sulle väga nagu meeldib, võib-olla sa muudad midagi siis tööalaselt, et siin oli see Aariali 3, võib-olla sa õpid midagi juurde, võib-olla sinu haridustee siinkohal jätkub, võib-olla sa kuidagi uuendad endas midagi niivõrd kardinaalselt, et sa alustadki täiesti puhtal kujul, et siin midagi on seoses ettevõtlikkusega ja ettevõtmistega siin ja ka vanast lahtilaskmisega tuleks siin nagu tegeleda, et siin on mingid vanad mustrid, mis on kuidagi olnud sul üsna rusuvad või et sa kuidagi ka vabastad neid energiaid, et alustada uuesti teadlikumalt, julgemalt ja sa ei karda justkui ka üksindust. Et siin on see duaalsuspartnerlus ja oli ka kaart, mis rääkis sellest, et sa manifesteerid endale häid kogemusi ja just sellise armastuse koha pealt, et õige pea armastus leiab tee sinu. Tee südamesse rohkem ruumi, tee süda vabaks ja võid paluda ka peaingel Rahvali siis toetust, et sinu süda saaks avaneda ja õitseda, et sinu silmades oleks taaskord see sära. Nii kaksikud, et soovin teile siis ilusat aastat 2026 ja usu mind, see positiivne ja optimistlik vaade on sinu enda luua. Aitäh siis kaksikutele. Nii, aga liigume edasi siis järgmise tähemärgi juurde. Ja teiseks tähemärgiks täna siin on mul kaalud võetud. Nii. Tere tulemast kaaludele. Vaatame siis, mida toob aasta 2026 kaaludele. Müntide rüütel. Maaelemendi rüütel on hästi selline rahuliku energiaga rüütel. Täiesti võimalik, et keegi liigub sinu suunas, teeb mingit läbimõeldud otsus siin enda sees läbi, et siis tuleb meil ka sauade 7, mis räägib tervislikest piiridest ja justkui ka enda õigustele kindlaks jäämisest. Nii. Ja tuleb ka müntide 2 ja karikate 6 ja võtame ühe kaardi veel. Nii, kaalud, mida toob aasta 2026, mis on siin siis läbivad teemad ja tuleb ka jõukaart. Et see on siis tervenduse kaart siin. Tervenduse, tasakaalustamise, heaolu taastamise kaart ja siin hetkel siis ainuke suure arkaani kaart ehk siis ka läbiv teema. Aga räägime ilusti kenasti siis need kaardid lahti kaaludele. Et alustasime siis lugemist siin müntide rüütliga, et see võib sulle tähistada siin tööalaseid muutumiseid, mingit head pakkumist. Igal juhul see toob sulle sellist nagu suuremat sorti turvatunnet, samas see võib tähistada ka konkreetselt mõnda inimest, kes liigub sinu suunas. Et hetkel siin on siis maaelement ka esindatud, milleks on siis sõnn, neitsi, kaljukits, et maaelemendi rüütel on väga selline rahuliku energiaga ja selline justkui targu tegutseja. Et igal juhul on siin nagu liikumist, võib-olla see ei ole niivõrd kiire, aga tuleb mingit laadi edasiminekut ja ma näen ka seda, et oluline on ikkagi jääda iseenda õigustele või tõekspidamistele siinkohal kindlaks, ehk siis sauades 7 räägib piiridest, piiride seadmisest ja justkui tervislikele piiridele nii-öelda konkreetse joone andmisest, et siin on midagi sinu elus, kus sa pead jääma endale kindlaks või enda eest justkui seisma. Miks sa oled sellises energias, seda küsi endalt, kas see on sinu tööga seotud või on see kuidagi mõne muu eluvaldkonnaga, näiteks suhtedünaamikaga seotud, et igal juhul siin on sellist nagu olukorda, situatsiooni,
kus sa võib-olla tunned, et vahepeal sind lükatakse justkui tasakaalust välja. Sest siin on ka see müntide 2, et võib-olla siin on mitu valikut, žongleerimine mitme erineva valiku vahel. Mündil on justkui ka 2 külge. Siis ma näen ikkagi siin seda number 8, ehk siis see lõpmatuse sümbol, mis sümboliseerib siis teekonda ja siis voogu, et see kaart võib sulle öelda siin seda, et aasta 2026 toob sulle rahaasjadest parema tasakaalu. Võib-olla sinu finantsiline olukord vajab natukene siis tasakaalustamist või balansseerimist või tähistab see mingis muus osas seda, et sa tahad luua tasakaalu üleüldse ja enda energiat ka tasakaalustada. Et kui sa oled kaalude tähemärk, siis kindlasti sa kaaludki palju ja kaalutledki, et see on juba sinu olemuses täiesti reaalne. Nii, aga siin on siis justkui seistakse seal ühe jala peal ja tasakaal on olemas. Siis on sul tulnud ka karikate kuus. Karikate kuus on positiivse energiaga kaart, mis ütleb, et sinu ellu tulebki harmoonia, võib-olla ka hingesugulane, keegi, keda sa juba tunned, tead. See on selline nostalgia, meenutustega seotud kaart. Tihtipeale tähistab see sulle mõnda inimest, keda sa juba oled varem siis tundma õppinud, võib-olla keegi tuleb su ellu tagasi. Samas ma näen siin lapsi, lapsed on õnnelikud, rõõmsad. See võib ka olla seotud sisemise lapse tervendusega, et midagi sinu sees tasakaalustub. Et igal juhul karikate kuus natukene kurgutsakad küll blokeeritakse, tähistab rõõmu, harmooniat, ühtsustunnet, heaolu ja ka emotsionaalset küllust tegelikult. Kõik need karikad on täidetud. Võib-olla su elus on midagi sellist, mis vajab tervendust. Kas sinu füüsiline keha vajab tervendust või vaimsel tasandil on sul vaja tervendust? Igal juhul jõud ütleb seda, et sinu eluenergia taastub. Sa oled nii-öelda tervenemas, paranemas ja sul on oskus vaadata ka minevikule tagasi justkui selliselt andestavalt heldelt, et siin ma näen ka sellist naisterahvast, kes justkui selle hella puudutusega taltsutab selle metsiku looma. Et väga selline positiivne energia jõukaardiga ja jõud on sul kindlasti siis taastumas, et see on tervenduse, tasakaalustamise ning ka eluenergia uuendamise kaart siin. Vaatame edasi, millised peainglid on hetkel sinu selja taga. Nii, vaatame siis kaaludele. Ka mõned peaingli soovitused siis. Vau, sulle tuleb tähekaart. Taaskord selline tervenduse kaart. Eluallikas läheb uuesti voolamisse. Et siin on see unistuste täitumine, usu endasse. Raske olukord kindlasti laheneb. Usk, lootus, armastus, et asjad liiguvad kergusesse, et tähekaart räägib alati kergusest. Ja kuidagi sinusse tuleb taaskord see sära, see rõõm, et sa särad kui täht. Ja see on nüüd suure arkaani kaart. Täpselt nii nagu esimeses reas oli meil jõud, on siin siis täht. Väga selline suur muutus ja unistustele ikkagi lähemale liikumine, isegi kui olukord näib raske või keerukas, sa ületad selle. Kaaludel on ka midagi seoses siis südamega või südamevaluga. Lase minevikul minna, see olukord muudab sind tugevamaks. Aeg parandab kõik haavad. Siin daamal on see rahutuvi. Peaingel Michal on väga võimas selline kaitseingel ja antud juhul ma näen, et ta pakub sulle siinkohal lohutust, leevendust, mingi südame teemaga seotud küsimus, mis on sulle meelehärmi valmistanud. Et sa paikad justkui oma südant ja lood südamesse ruumi. Ja sa oled sellest kogemusest õppinud. Sulle tuleb ka ülempreestrinna
väga võimas selline vaimne taipamine siin. Et võib-olla sulle tulevad need vastused sellise mõtiskluse või meditatsiooni käigus, et siis sa saad justkui sellist väärtuslikku teavet oma kõrgemalt minalt, kui sa oled sellises sisemises rahus. Ülemprest rinna tähistab ka salamaailma, saladusi, midagi on justkui peidus selle loori taga, et väga selline intuitiivne, teadlik, küps, võimalik, et ka selline suur eeskuju spirituaalses maailmas on siis see ülemprest rinna siin. Et see võib tähistada vaimset õpetajat, see võib sinu enda energia olla, kui sa ise oled väga spirituaalne, maagiline, müstiline. Siin on midagi seoses spirituaalsusega, teadlikkusega ja just sellised vaimsed teemad, võib-olla sind huvitab rohkem see spirituaalne maailm, võib-olla aastal 2026 sa avastad midagi uut, sinu kolmas silm aktiveerub. Et siin on igal juhul väga palju selliseid uusi avastamisi just selles spirituaalses maailmas. Ma võtan siia juurde siis ka väikese ingri kaardid, et hetkel siis jah, siin peaingritelt tuli välja 2 suure arkaani kaarti, ehk siis täht ja ülemprest rinna ja mingi südamevalu sa siis seljatad ja sind justkui tervendatakse. Nii, võtame nüüd siit mõned lisakaardid. Ja soovitus on, et alusta uuesti, loo uusi võimalusi, head uudised, õpingud, puhkus ja kindlasti tohutu kasv. Ehk siis müntide 8 või ruutu 8. Uued võimalused tule 2 näol tähistavad seda, et sa justkui seisad lävepakul, sa alustad uuesti, sa lood uuesti. See võib tähistada ka duaalsust, partnerlust sulle siinkohal, ka sinu enda sees justkui yin ja yang energiate balansseerimist, tasakaalustamist, aga sul on jõud uuesti luua. Sa kindlasti oled väga järjepidev, sest siin on ka siis müntide 8 või ruutu 8, mis räägib suuremat sorti siis ka sisemisest tööst iseendaga. Sa midagi planeerid väga oskuslikult, väga teadlikult, väga üksikasjalikult ja siin on tulemas tegelikult häid uudiseid ja tuleb ka justkui selles mõttes edasiminek ja maaelemendi 8 ikkagi tähistab ka sulle siin sellist nagu külluse voogu, et sa midagi paned nüüd ise tööle või kuidagi teenid välja. Nii, kaaludele siis võtame ka romantikainglitelt soovituse, vaatame, mis siit tuleb. Sulle soovitataksegi olla natuke rohkem mängulisem, võib-olla flirtida rohkem, luua kergust ja teha seda kerge südamega. Et midagi on teinud sind niivõrd ettevaatlikuks, et sa võib-olla kuidagi isegi ei julge läheneda või et ole natukene julgem ja mängulisem just vastassugupoole suhtes siin, et energia võiks olla natuke vabam. Nii ma tajun selle kaardiga. Haljatelt tuleb kaart, mis räägib tõelistest tunnetest. Tõelised tunded, mis on justkui taas avastamisel või sa kuidagi leiad selle tundeküllasuse uuesti ja sa jagad kellegiga neid romantilisi tundeid. Nii, enesearmastuse kaart tuleb sulle ka ja armastuse keel kui selline kvaliteetaeg. Kui palju sa iseennast armastad selles suhtes? Kui palju sa iseendale pakud seda kvaliteetaega? Kõigepealt loo endasse hea tunne, täida iseenda armastuse karikas, armasta ennast ja elu peegeldab sulle vastu. Et siin on soov justkui ikkagi tegelikult jagada ka oma partneriga sellist kvaliteetaega ja õppida justkui teineteist paremini veel tundma. Ja just see tunne, et koos on hea, koos on meeldiv,
et sa oled võib-olla ennast kuidagi ohverdavalt siin käitunud või ennast unustanud mingil põhjusel, et nüüd on aeg kõigepealt leida iseennast ja siis elu peegeldab sulle partnerlussuhtes ka häid kogemusi. Et keegi tahab siin oma tundeid sulle rohkem väljendada, tundeid jagada ja ka sinuga kvaliteetaega veeta. Aga väärtusta ennast, poputa ennast, loo enda sees see tunne, et sa oled kõike seda väärt. Et armastus just iseenda vastu on ka siin hästi oluline kaaludel. Ja vaatame valguselu ja sõnumi. Kaalud, mida võiksite teada aastal 2026. Kõik muutub paremaks tegelikult. Armastus loob juurde armastust, peagi sünnib ime, kui usud ja teadvustad enda väge. Ja sulle jõukaart ka, et tegelikult sarnane energia siin, et enese väärtustamine ja enda selline teadlikkus, et elu kannab, kui sa oskad iseennast siis väärtustada. Natuke kannatus sinu elus sätitakse paika veel viimsed pusletükid, tõeline armastus on kohal, et jääda. Universum sätib paika mingi olukorra situatsiooni, et see teeniks sind, võib-olla midagi on veel kõrgemalt poolt justkui määratud, mida sa veel ei näe. Ja lisakaardina siit tuleb südamesse vestluste kaarti, kui ma tahaks sellest rääkida, siis mu kurgutsakra on hetkel blokeeritud. Et midagi seoses väljendamisega, oma tõe väljaütlemisega, autentsusega. Siin on 2 luike. 2 luike sümboliseerivadki sellist liitu, terviklikkust. Nad on linnud, kes on siis väga lojaalsed, moodustavadki paari tegelikult eluks ajaks. Siin on tegelikult selline ilus paar. Ja südamesse vestlused on kindlasti tervendavad. Kui sul on midagi, mis on jäänud justkui välja ütlemata, siis tee seda. Sa võid seda teha ka oma mõtetes, sest sinu hingepartner kuuleb sind. Sinu hingepartner kuuleb, tajub sinu energiat. Et kindlasti on tulemas siin siis ikkagi justkui selline kommunikatsioon, suhtlus ja väga ausal kujul, nii ma tajun, et midagi veel on südames. Ja ma võtan siia juurde ka hoidjasoovituse siis kaaludele. Ja selleks on kaitse. Väga huvitav, et sind justkui kaitstakse kõrgemate jõudude poolt. Kaitsehaldjad ümbritsevad sind ja lausa sellise haldjate maagilise armastuse valguse ringiga. Enne ka iga vaimse töö alustamist harjutab psüühilist kaitset. Et võib-olla sa oled haavatav mingitele energeetilistele rünnakutele ja siin on soovitus tegelikult taotleda ka justkui sellist suuremat sorti kaitset või kanda siis endaga kaasas mõnda kaitsekristalli, mitte et sa peaksid hirmu tundma, vaid see, et ümbritsen ennast alati selle valguse ning armastuse ringiga ja võib-olla ka oma perekonda või lähedasi, et see pakub sellist energeetilist kaitset. Et selline huvitav kaart. Ja ma võtaksin siis selle lugemise siinkohal kokku sulle. Et midagi on seoses siin tervendusega sul. Sul tuli välja siis nii jõukaart kui tähekaart ja ka ülemperest rinna, mis räägib ka spirituaalsetest sügavatest teemadest, spirituaalsetest õppetundidest. Võib-olla sa vajad natukene sellist suuremat sorti kaitset ka emotsionaalses mõttes, kui sa oled natukene olnud siin liimist lahti ja sa vajad tervendust, siis on selge see, et
sa vajad ka sellist kaitset ja ma nägin seda siis ka esimeses reas selle sauade 7, et sa oled kaitsepositsioonis või sa oled kaitsva hoiaku võtnud mingis küsimuses. Kas see on ka õigustatud sul siin, et kindlasti loo tervislikke piire end ümbritsevate inimestega, hoia seda joont viisakal kujul, et siin on su elus veel midagi, mis vajab tervendust. Armustuse koha pealt siin on tähtis ikkagi see, et sa kuulaksid oma südame häält, mida sinu süda tunneb ja armastada ka iseennast sügavamalt. Siin tulevad sul ilmselt mingid vestlused kellega sa tahadki rääkida südamest südamesse ja midagi justkui muutubki kergemaks, kui sa saad seda teha. Selline tuli siis aasta 2026 väljavaade prognoos. Võta siit kaasa see, mis õige tundub, sest tegemist on üleüldise ladumisega ja ma loodan tegelikult, et sul läheb kõik hästi. Aitäh siis kaaludele. Nii, aga liigume veel edasi. Meil oli üks tähemärk veel. Et täna siis on rääkimata meil veevalajad. Nii, tere tulemast siis veevalajatele. Et ma segan sulle siis kõigepealt 5 tarakaarti ja vaatame, millised on üleüldised energiad. Aastaks siis 2026. Ässakaart ja selleks on sul siin siis õhuelemendi äss. Õhuelemendi äss tähistab kindlasti selget uut algust. See võib tähistada ka kommunikatsiooni suhtlust, selguse loomist. Siin on ka 2 kotkast, 2 lindu. Võimalik, et see on seotud kuidagi duaalsuse partnerlusega. Siin daamal lööb välku, aga tuleb selgus. Karikate kuningas, emotsionaalselt küps meesterahvas, kes on valmis oma tundeid välja näitama nii sõnade kui tegudega. See võib tähistada seda, et sinu elus armastuse voog aktiveerub, su ellu tuleb rohkem armastust, küllasust. Et veeelemendi kuningas on alati väga tundeline, emotsionaalne, aga tema tunded on tõelised, ehedad, siirad. Tuleb ka maailmakaart, see võib tähistada sulle mingi vana tsükli lõppemist, uuele ringile minekut, aga sa teed seda väga läbimõeldult, kaalutletult, et siin on see tasakaal olemas, et sa seisad justkui ühe jala peal. See naisterahvas hoiab käes justkui 2 võlukepikest. Ta saab luua, ta saab justkui midagi vana ära lõpetada, midagi uuesti alustada. Ja see võib tähistada ka justkui sellist silmaringi laiendamist, maailmavaadet, mida sa nüüd enda sees siis justkui laiendad, suurendad oma silmaringi. Ja võib-olla ka reisimist, kolimist kellegile, et hästi selline suurte võimaluste kaart siin siis sellega. Veeelemendi kuningas on siis vähk, skorpion, kalad, lihtsalt mainin ka selle tähemärgi siin ära. Nii, võtame veel paar kaarti, nii nagu ma ütlesin. Üleüldised energeetikad. Ja tuleb Eraku kaart. See on suure arkaani kaart, täpselt nii nagu see maailm siin. Võib-olla mingis küsimuses sa tunned eraldatust või kõrvalejäetust või sellist üksindustunnet, aga ma näen ka siin südame aktivatsiooni. Siin südame kohal on see kristallika. See latern seal pimedas näitab tegelikult teed. See võib tähistada ka sellist spirituaalset otsingut, enesearengut, eneseteostust siin kohal. Et mida see kaart sulle siin tuleb ütlema, tunnete ise. Nii, ja siis tuleb sulle karikate 9 emotsionaalselt külluslikum aeg. Sinu unistused täituvad, sinu unistused saavad reaalsuseks. Et see on hästi sellise positiivse energiaga kaart. Et siin on ümber sinu hästi palju selliseid täidetud karikaid, ja see toobki sellist emotsionaalset küllust ja rõõmu, et see naisterahvas on väga rahulolev siin tegelikult, nende karikate keskel.
head kaardid tegelikult tarokaartidest, et kindlasti tuleb selge uus algus su ellu, võimalik, et keegi liigub sinu suunas täidetud armastuse karikaga. Jah, see tähistab armastuse voogu, tundeid, tundeküllasust. Sinus endas on hästi palju sellist teadlikkust, küpsust, mingi vana ring on täis saanud, sa oled nagu saavutanud selle parema tasakaalu ja sellise tohutu enesekindluse. Siin on need spirituaalsed õppetunnid, siin on ka see spirituaalne kasv, teadlikkus ja valgustatus, nii ma tajun selle eraku kaardiga. Et sinu unistused saaksid realiseeruda, täituda kõige puhtamal kujul. Et sa oled ise ka loomas väga palju praegult siin siis. Ja vaatame sulle siis ka soovitusi peaingli tarokaartidelt. Nii, veevalajad. Muuda oma elu. See tähistab uut vaatenurka, justkui sellist kõrgelt nägemist, ootamatu ilmutis, mis pakub vabadust, vabane edasilükkamise harjumusest, võta vastu muutustega kaasnevad võimalused. Võib-olla sa oled olnud kuidagi oma mugavustsoonis, aga nüüd soovitatakse, et muutused on head, muutustega kaasa minemine toob sulle kindlasti rohkem vabadust, et sa oled justkui natukene kinni kiilunud kuhugile, et sa vajad muutuseid ja justkui selliseid suuri muutuseid. Sulle tuleb ka Michali rüütel ehk siis õhuelemendi rüütel. No siin ma näen hästi sellist kiiret tegutsemist ja ka justkui sellist mõistusest tegutsemist, mitte niivõrd kuivõrd emotsioonidest ja tulevad justkui ootamatud muutused. Pigem ma tajun, et keegi liigub sinu suunas hästi nagu rutakalt. Siin on nagu mingi kiire tegutsemine või kiire otsus, et ma pean. Et väga selline ratsionaalne meesterahvas siin, võib olla pisut noorem või nooremapoolsem või siis niivõrd mitte nii küpse energiaga kui kuningas. Ja õhuelemendi rüütel võib tekitada ka natukene sellist segadust või ärevust ajutiselt kuidagi, sest see tegutsemine on niivõrd kiire, et siin on justkui selline tunne, et keegi lendab peale ja väga selliselt sirgjooneliselt. Et õhuelemendi rüütel loob samas ikkagi selgust, isegi kui see on terav. Ja millegipärast tuleb sulle veel Michali 5. Et see olukord ei aita sind, lase lahti klammerdumisest tulemuse külge, kaaluga inspireerivamat lähenemisviisi. See võib olla sinu enda sees ka selline sisemine konflikt, et sa kuidagi tunned, et sa oled sellises väljapääsmatus olukorras ja sa kuidagi klammerdud millegi külge tegelikult, mis sind enam ei teeni. Ja sinu ülesandeks on vabaneda sellest klammerdumisest. Kuidagi ma tunnen, et sa justkui lepid vähem, aga sa võtad vastu justkui mingid raasukesed, justkui öeldes endale, et aga kui mul ei ole seda, mis mul siis üldse on. Et kuidagi selline energia tuleb, et lase lahti klammerdumisest, näe suurt pilti tervikuna. Siin on see kõrgelt nägemine, suurelt justkui oma visiooni loomine ja sulle tuleb justkui see ootamatu ilmutis ja siin on midagi su elus, mis muutub nii-öelda, võiks öelda isegi päeva pealt, et selline energia tuleb praegult siin siis Michali rüütli ja Michali 5-ga. Et sa lahendad mingi konflikti ja ka justkui iseenda sees selle sisemise konflikti. Ja sinu selja taga on peaingel Michal, kes oma valguse mõõgaga loobki suuremat sorti selgust. Siin on ka kaart, mis räägib, et muuda oma elu ja sellega on seotud siis peaingel Šamuel, kes on siis seotud ka suhtedünaamika või suhetega. Vaatame siis siia juurde ka väikese ingli soovitused veepalajatele.
hästi kiiresti tulid need kaardid siia. Ja mida ma näen? Ära kaota usku, lootust, tugev side kahe poole vahel, see on kannatlikkuse kaart, just kui tuleb selline kergem aeg, et kui sul on tunne, et see päike loojus, päike tõuseb uuesti, et ära kaota usku, lootust, et see hommikupäike on tulemas, ära torma ka mingis olukorras, siin võib olla rivaalitsemist, pettumusi, natuke sellist konkureerivat energiat tajun selle kaardiga. Et sulle öeldakse, et võta rahulikult, aga ära kaota siinkohal usku ega lootust, et siin on tugev side sul kellegiga, ilmselt hinge tasandil. Ja ma võtaksin siia siis soovituse sulle siis ka romantika inglitelt, et vaatame, mis siit läbi tahab tulla. Sinu suhte dünaamikat kindlasti mõjutavad praegu lapsed või võib-olla kellelegi lapselapsed, kuidagi midagi seoses lastega, perega ja võib-olla ka lemmikloomad, et siin on need koerakesed, on ju. Et see on hetkel selline tugev nüanss, mis mõjutab sinu armuelu. Ja vaatame siit siis haldjate kaardid. Armastuse keel kui selline on teod. Teod näitavad rohkem kui sõnad. Jälgi selle inimese, nii, natukene liiga palju kaarte, ma segan uuesti. Tegusid siit, jah. Et tundub, et siin on oluline justkui see, et keegi tõestab ennast läbi tegude. Siin on ka kaart, mis räägib suhtlusest, kommunikatsioonist. Keegi liigub sinu suunas, soovib sinuga suhelda, siin tuleb kas sõnum või teadaanne, telefonikõne. Keegi on sinust väga huvitatud ja sinuga suhtlemisest väga huvitatud, et keegi võtab sinuga ise ühendusse, ei pea selleks midagi tegema. Ja just sellepärast, et ta tunneb, et ta peab tegema seda ja ta peab sinuga ausalt rääkima asjad selgeks, sest tuleb kaart, mis räägib aus kommunikatsioon. Oota südamesse vestlusel, aga ära ole siinkohal ka tormakas, kuula see inimene ära, mis tal sulle öelda on. Et siin siis ilmselt on teemaks ka lapsed ikkagi, ja lastega seotud siis kas siis kohustused või lemmikloomad. Et siin on ju tegelikult ka need kassid, et vahet ei ole siis kuidas või mis. Et siin on midagi veel siis seotud kellegiga või millegiga, millest väga hoolitakse. Ja ma võtan siia juurde siis ka valguselooja soovitused veevalajatele. Tervislikum eluviis. Sul on imeline keha, mis soovib poputamist, armastust küllane ja hoitud lähemine ja hoolimine justkui ka iseendast. Tee järgmised sammud, armasta tervislikumat eluviisi. Puhas toit, vitamiinirikas siis toit, palju vett juua. Luba sellel olukorral kujuneda oma soodu, ära kontrolli kõiki aspekte, sest sa ei saa niikuinii tegelikult kõike siin justkui ise kontrollida ja muuta. Kuigi siin oli see kaart, et muuda oma elu, sa näed nagu suurt pilti. Aga siin on oluline ka, et sa usud ka imedesse, et lähitulevikus juhtub ime, mida sa justkui hetkel näha ei oska või saa. Et see võib ka tähistada seda, et keegi proovib sind väga kontrollida ja sa oled kuidagi mingisuguses olukorras, et midagi seoses kontrolliga. Ja võib-olla sa ise proovisid ka justkui kontrollida kõike oma saatuse nagu samme, aga alati me ei saa justkui ka kõike
kontrollida, kuna elu ikkagi sätib ise asju paika sellisel kujul, et sa ei näe kõike 100% kindlasti mitte. Sa saad teha mingid muutused enda elus, kui sa tunned, et sa oled tupikusse jooksnud, sa saad kuskilt olukorrast välja läbeneda, aga sa ei saa nagu muuta, no nii-öelda nagu siin oligi, kui siin on seotud veel keegi veel, et siin võib olla seda rivaalitsemist, siin võivad olla nagu sügavamad teemad siis seoses lastega või lemmikloomadega, et sa võta rahulikult selles mõttes. Ja mida sa teha saad siin on see, et armasta oma kodu külluslikkust, loo puhtust, selgust ümber enda, see aktiveerib sinu elus ka justkui armastuse ning külluse voo, pane lilled vaasi, loogi sellist puhtust justkui ka oma kodus või siis ka oma aura väljas, et energia puhastamine on hästi oluline ka siin. Et siin oli nii füüsilise keha justkui ka puhastus on ja selline tervislik eluviis, samas ka oma siis nagu ütleme jah, kodune keskkond, võib-olla ka töökeskkond, loo seal ka siis sellist küllust ümber enda, et see aktiveerib siis omakorda sellist armastuse voogu. Ja sul on ilus ingel siin tegelikult, kes justkui valvab sind, on ju, et ja tal on nagu ülevaade sellest, et sul on ka selline inglikaitse siin hetkel tajuta. Et jaa, kindlasti tuleb sul siin kommunikatsioon, suhtlus kellegiga, selge uus algus, see võib tulla mõnevõrra ootamatult siin ja justkui räägitakse midagi südamelt ära ja hakkab kergem. Ja ma võtan siia siis ka ühe haldja soovituse. Vau, kui ilus kaart. Siin on siis uute alguste kaart. See haldjast ristiema kuulutab rõõmsaid uudiseid lapse või südamelähedase idee sünni kohta. Kaitse ja toida oma ideid nii, nagu teised teeksid seda väikelapse puhul siis. Ja siin on selline tingimusteta armastus. Siin on justkui õnnistused kõrgemalt poolt armastuse voog, mis on aktiveeritud. Väga ilus energia tegelikult. Et väike lapse energia sümboliseeribki sellist süütust, puhtust ja siin ma näen justkui neid rahutuvisid. Ja see haldjas siin on justkui õnnistamas või loomaski sellist kergust nende uute alguste näol. Ja siin ma tajun sellist kevadist energiat millegipärast, et võib-olla kevadkuudel siin toimub midagi su elus väga, väga selliselt sügavalt, et tulevadki uued algused ja väga rõõmsad uued algused, mis loovad siis kergust. Selline tuli siis kaardiladumine veevalajatele aastaks 2026, et mida ma tunnen seda, et siin võib olla sul aegu, kus sa võib-olla tunned seda üksindust või üksi olemist, aga sa kindlasti aktiveerid enda südametarkust ja sinusse tuleb palju parem tasakaal. Sa mingi vana tsükli lõpetad ära, sa loodki palju uuesti ja sa alustad kuidagi iseenda sellisest ülesehitamisest, selline tervislikum eluviis, sa võib-olla muudad midagi seoses koduga, sa kuidagi kõigepealt lood endast selle turvatunde, teadlikkuse, sa kuidagi ei kiirusta ega torma. Siin ilmselt on olnud sul pettumusi ja sellist ka kindlasti rivaalitsemist. Ja nüüd ma tajun ka seda, et keegi, kellega sul on selline sügavam side, ta tahab sinuga rääkida puhtalt, ausalt, autentselt, justkui midagi südamelt ära. Ja see loob ka sellist selgust ning kergust sinu elus. Midagi on seoses siin lastega päris kindlasti ja siin on ka see väikelapse energia, see väikelapse beebi energia on justkui väga süütu, puhas, siiras, et justkui ma tajun ka seda, et
et kellelgi on kas selline tunne, et lapsed ei ole milleski nagu süüdi ja siin on selline nagu keerukas olukord, kus jah, need võib-olla need kohustused või kohustustel baseeruvad dünaamikad mõjutavad siin suhteid, et inglid hoiavad sind, inglid valvavad sind ja mingit olukorda sa ei saa otseselt ise muuta, sest see juba justkui on niimoodi määratud sinu eluteel, aga sa väärid ka puhtaid, selgeid uusi alguseid ja uusi ideid, mis sinuni jõuavad juba siis ilmselt kevadkuudel. Nii armsad veevalajad, et tegemist oli siis sellise üleüldise ladumisega, et võtasid kaasa see, mis õige tundus ja soovin sulle siis imelist aastat 2026. Mina tänan kõiki, kes on tulnud kuulama, vaatama minu kaardivideosid siin YouTube'is ning kohtumiseni juba järgmistes videodes. Aitäh!